tähtsamalt katsetada ikka oma kätt. Ega muud moodi seda ei saa õppida. See on nagu selline soe roheline, siis ma segan neid kokku, et proovin saada seda tooni, mis nagu endale sobiks rohkem. No, kõige parem sobivadki et see mööblivärv, kui sissetingimus, et siis ka veebaasil sobib, see on külgbaasil ja veebaasil. Ma päris palju kasutan veebaasil, kuna see kuivab väga kiiresti ja lihtsalt seda väga mugav kasutada. Ja tooni valik on nagu suur. Aga kui teha ühte sikest lauda, nagu see on, et siin läheb hästi päris vähe läheb seda, eks saa? Jah. Seda üldiselt nagu läheb päris vähe isegi seda ülivärvi. Aga siis ei... ülivärvi. Sest meil on vaja nagu panna hästi õhukene kiht. Akrüülvärv siis läheb ka sel võib? Akrüül kuivab liiga kiiresti. See aeglustajad või niimoodi, kas nendega ei saa kuidagi? Seda? Ei, akrüülile. On. Tegelikult ma just nagu hiljuti avastasin sellist asja, et millest ma olen rääginud sellest. Mõtled hakkas meeldima see Alpina Lasur. Ma usun, et on veel nagu teised firmad, kes toodavad sama asja. See on nagu seintele mõeldud. See on üsna paks, seda saab vedeldada veega. Aga jah, see akrüüli ja veebaasil värvidega nagu väga sobib. Ma mõtlesin, et me proovime teha graniiti selle lasuuriga. Et siis nagu saab seda materjali katsetada. Sest ta peabki lasuurne olema, eks tavaliselt nende vedeldajate puhul ongi see, et ta vähe pigmentine jääb pärast see värv, eks ju, aga ta peabki ju lasuur olema, nii et tegelikult sobib. No jah. Ma arvan. Vot seda lasuuriga ma olen isegi kasutanud need pulverpigmente praegu, et siis väga hästi nagu toimib selles mõttes. Jah, et katsetame. No ma proovin teha seda sobiva tooni. Me peame nagu lihtsalt vaatama ise, et kas me oleme rahul selle tulemusega, mis me saame praegu rebineda. Ja nüüd hakkame tegema. Et vahest see kartonkõt on liiga, ta peab ikka paks kartonk olla, et siis ta võimaldab, annab seda õiget. No aga kartongi on palju, siis rebime seni, kuni saame seda, mis meil vaja on. Vot ma praegu tunnen, et natukene vähe värvi, et ma ka seda aluspinna oleks võimalik teha, parem oleks teha tumeda.
selle valge õlivärviga. Ma arvan, et see katab. Vaata, kas on tolm. Valge aluspind. No jaa, see on nagu valge aluspind. See on värvitud mööblivärviga, aga saab ka õlivärviga teha. nii et see on Carrara marmor praegu. No proovime teha Carrara marmorit. mööblivärv. Ei, all on see mööblivärv, see on nagu aluspõhjaks meil. Aga ta on läikiv, eks ju? Jaa, no see on jah, selline mööblivärv. vaata, ta on karestatud ikkagi natukene. Ja lihviti üle. Ta lihviti, jah. Ivo lihvis seda või nii? aga kas alustooni järgi oleks teda Calcutta marmorit nagu kavalam teha? Kõik korras. No teeme ikka valge baasi. Sest praegu me teeme natukene teist põhimõttega seda marmoreerimistehnika. See praegu kõigepealt ma teen niimoodi, et ma värvin lihtsalt valge õliga kõik see. Kõik see üle, jah. Need valged pigmentid, kõige tunduvad on see tsõnkvalge ja titaanvalge. Vahe on selles, et see titaan on natukene katvam ja ta on valge. See tsõnkvalge, ta on tavaliselt natukene soojama. Siin on näha, et see on valgem ja see on. Jaa, et selles mõttes nagu te võite ise valida, et kumb teilt nagu rohkem meeldib, et nagu see on vahe. See kõik räägivad, et need kunstniku ülivärvid on nagu kallid ja kallid, aga tegelikult see tuleb 10 aastat oled ühe tuubiga ja. no kui sa oled kvantilist või mingi selline, tahad ikkagi kihiliselt oleks, siis läheb ikka palju. No kõik kihid, mis pannakse, et me paneme kõik hästi õrnad kihid. Et praegu nagu põhimõte, et ma katan ka nagu võimalikult selle ühtlase. Aga just pintsel, mitte rull või? Pinsel, et õlivärvi panda õlliga. Nüüd on nii paks vist jah. Hästi lahedada võib-olla jah. Et no, te võite nagu katsutada, kui õrna kihi ma panen praegu. Okei. Nüüd hakkab teha nämus. Just. Selle kohta öeldakse, et see on kõige parem töö üldse, et vaadata, mis teised tööd. no vähemalt ei tee midagi valesti, kõik õpetavad. see on eeskuju. Kui teeme niimoodi, et siis ta on ühtlasem, lihtsalt ühtlasem. Kuna me teeme marmorit, et ma niikuinii nagu hakkan seda pärast nagu hajutama, et ta läheb nagu teistmoodi. Aga noh, praegu ta lihtsalt on ühtlasem. see on juba nii ilus, et ärme teegi midagi. Kas on vaja üldse? aga need küljed tulevad siis kõige, äärekesed tulevad kõige hiljem. No jaa, sest kui ma praegu hakkan tegema, ma lähen vastu. Et siis need on nagu pärast. Kas siin on see, et nagu värvi... No me teeme. Mina kasutan seda Leningrad umbrat on kuidagi tumedam ja sügavam see toon. Ja kasutan indigot sinist. No, minu jaoks nagu neid väga sobivad neid... Aga mustast see halli ei saa? Mustast ka saab, aga ta on nagu teistmoodi. Okay. Ta ei ole sellega ma võin nagu mängida, et kui ma tahan soojemat halli või ma tahan külmema halli. Võib ka mustana natukene ka sisse segada. See on naturaalne, siis mingi orav või keegi? See on naturaalne, jah. See on tõesti tore. Paisuloom. Aga samas need vanad toredad tantsapinslid töötavad ka väga hästi. Et selles mõttes ma avastasin endale, et ma pigem nagu ostan neid tantsapinslid nagu mitu. Et neid on küll nagu väga kallid, aga töötavad nagu sama, et see pinsel umbes 27 €. Oi. See on mingi väärtloom seal. No jaa, et mul üks nagu pinsel mul ligi 100 €. No see on jah, et ma lihtsalt ei kasuta seda, mul on kahju. 100 €, no jah, selle paned kapi viitid riigi. Ja see on nagu eksponent, et see on 100 €. Et selles mõttes jah, et väga praktiline on neid tantsapinslid. On ka sellised pinslid, et neid saab kasutada kas saadardamise ja marmoreerimisele. Jah, sellist tüüpi. Ja siis mina kasutan nagu tavaliselt neid kunstipinslid. See on küll sünteetika, aga mina nagu endale nagu leidsin, et need väga hästi töötavad selle õlivärvidega. No siis ma segan praegu seda õiget halli. Kui panen natukene rohkem sinakat,
siis see hall tuleb külmem. Kui panen rohkem seda umbrat, siis ta on soojem. Nad tunduvad siin nii ühtemoodi. On nagu mustad prünni teemat vaadates, eks ju. Ja praegu ta märjana ka ei saa sellest toonist ju aru. No siis võib nagu, jah, ei, ikka aru saab, et teeme huvitavamaks. No ma proovin seda joonistada. Nagu uus hall, jah? Niimoodi, jah? Nüüd muutus halliks. Nüüd on see külgehall. Jaa. Ma alguses panen niimoodi, et täitsa suva nagu nad lähevad. Mitu halli nimetust on eesti keeles? Mitu halli varjundit või? Külgehall ja tumehall. Halli nimetust. Külgehall. Külgehall, jah. Vesihall. Tornihall, vesihall. Aga on vähegi rohkem. Küsi jaapallase käest. Seal on need ise marjad. Ma mis intermeenide käest lume nimetasin. Kui mõnus. See on lõhn või? Ei, see... See vaadata. Deduktiivne. Võib ka suurem pintsli võtta, näiteks, et need esimesed suuremad kuidas nimetada, laikud. Jah, nagu seda. Ja nüüd, kui ma hakkan seda hajutama nii-öelda, et ma ei tohi nagu sellest siruda, see peab nagu pealt nagu libisema või Hästi õrnalt. hästi õrnalt, jah. Jaa, paikagus on ilus. Pakstub peale korra. Kahju vaadata ka vähest. Töö juba läheb kõik. Ei no, aga tegelikult on hea vigadest, me just õpimegi. Jah, muidu me ei teaks. Muidu ma vaatasin, kui sul lihtsalt tegid, no nii lihtne ongi. Siis said aru, et assoo. Siis võtad pintsli kätte ja pagan liiga kõvasti. Ei ole see Hansa pintsel ime ka. Teeb sinu eest ära kõik. No, huvitav, et see vahest töötab nagu peab alati katsetama erinevaid pinslit erinevate selle pindadele. Et siin ikkagi töötas see orav. Siin nagu paremini töötas jah, see orav. See hästi pehme pintsel. See on tavaliselt seitspoodis kõikides. Paudes ja Hansa. Veel lisaks mõned. Aga natukene muudan, et teen see näiteks soojem. Need samad kaks värvi, jah. Ei, valget ei pane, valge on nagu seal siin juba. See on nagu teravam nüüd. Nad on väiksem, aga panen neid nii, et ma tahaks, et see oleks nagu muster sügavam. Et kui ma panen see peale, kus on juba see olemas, see piiri juurde näiteks, et mul nagu loomulikum jääb see. Näiteks. Miks, et see valge tuleb nagu välja või ma... See praegu nagu pintsliga tuleb see välja. Et ta on seal... See ikka alt tuleb, mitte pintslist ei tule, vaid see alt tuleb see välja. No ega see ei ole ju kuivanud. See on värske. Ei, ma mõtlesin, et äkki on...
pulberpigment ja ma seda pulberpigmenti segasin veega. Et see enne kasutamist parem, et ta oleks natukene veega koos, siis ta võtab seda vett sisse, et siis ta nagu on parem kasutamisel. See on pulberpigment veega. see on värv nagu siis. See ei ole värv, see on pigment. Pigment. No värvipulber nagu. Värvipulber, jah. See on liimaineta. No puhas selles mõttes. Tak, no mõnes mõttes hakkame natukene katsetama. See on see sama Alpina lasur. Et Rootsi punane. see on see pigment, mis ma kasutan, see on raudoksi punane. No see ongi see sama. Keedu värv. Aga sinna selle alla veepigiment, mingi papid nagu, millega üle katma, aga sinna... No te hakkasite tegema seda õlibaasil, marmorit. Ma praegu kasutan see veebaasil. Okei. Et see veebaasil Alpina lasur, jah. Et ma praegu ka nagu katsetan, kas mul sobib see pintsel või ma võtan hoopis midagi muu. See on sabloonipinsel, eks? Aga kas kapsaga saab ka teha midagi, ma mäletan? Kapsaga, lõikad kapsa katki ja siis... Jah, ta annab mingid jäljed ka, et selles mõttes, et väga huvitav oleks. Kartulitest ka teevad mingid mis materjal annab, et siis nagu saame võrrelda. Aga teil oli... Loomude pintegi on. Sa võid selle kassi ka ju võtta, eks? Kosmosemutid ja siil ja vares. Kõige parem. Ja see on jah, see kukkus valge läbi. Ja ruttu ka. Töö kiire korralik. Jah, see kass sai kogu oma korra. Peaks ikka kapsaga ka proovima. Kapsaga ma arvan, et saab mingeid niisuguseid jooni pigem. Ja nüüd peale ma natukene tupsutan rohkem seda valgega koos, kuna graniit ongi selline, et ta koosneb mitmest... Kas see tuleb kõige heledam värv? Aga veel ära lakitud ja on ka täiesti. Praegu ta ma näen seda täitsa. Siis hästi teavad. Ja seda läheb kõige vähem siis? Aga see on nüüd valge. Ei, ta on natuke roosakas. No ta seguneb selle pigmentiga, mis meil on all, et see kogu aeg nagu peab vaatama ja et no ma ei tea, see mingi ime, et iga päev see töötab nagu kuidagi erinevalt. Täna on ta leiapäev. Tahan täpselt seda. Neid peab 10 asja peab olema, 10 erinevat asja. Nii, see ei tule täna välja praegu. Just. Vaat selles sama veebaasil lasuuri on selles mõttes hea, kui mingid sellised mustripoolsed